Dmitri Kuglov, mitmendat korda sind nüüd Levadiaga Eesti meistriks krooniti? No 3 korda, nagu ma mäletan, et see on teine kord nagu järjest me võitsime, see on muidu raskem kui lihtsalt võita. No sel aastal kindlustasime, et me oleme parem meeskond Eestis. No täna 8-1 võiduga, ma arvan, on ikka väga korralik Eesti meistriks tulla. Tundub jah, ikka. Millise mänguplaaniga te üldse täna läksite peale, et võimalikult kiiresti värav lüüa või lihtsalt kogu aeg ka kuulata natukene poole kõrvaga, et mis seal teisel pool toimub? Ei, kõik oli plaanis niimoodi, et kohe mitte anda vastasele mängida tagant söödu, panna survet, ütleme, ülesse ja teil on õigus nagu lüüa nii kiiresti kui võimalik. Millal sina enda teadvusesse nagu selgeks said, et Levadia ongi nüüd Eesti meister sellel aastal? No nüüd sain. Sina varem ei hakanud selle peale mõtlema? Ei, no ütleme, et kuna tulemust veel ei ole, siis sa võid mõelda, mis sa tahad, nagu, aga ikka, kui tabeli peal ei ole kirjutatud, et Levadia on Eesti meister, siis pead tööstama lihtsalt seda. No 2 erinevat hooaega oli ning seekord kohe eriti tasavägine, et kuidas sa ise seda selle aasta sooritust hindad? Ei no kindlasti nagu teine, et kindlustada oma meistritiitli, nagu see on, nagu ma ütlesin ennem, et see on raskem, kui lihtsalt seda saavutada ja meie meistrivõistluse lõpp oli päris huvitav ja kõik oli lahendatud just viimases voorus, ma arvan, et just publikute jaoks ja kõik jalgpallifännidele see on väga huvitav, et meistrivõistlused käivad nii huvitavaks. No pidu tuleb suur. Ma ei usu, et praegu väga suur tuleb, ütleme, et näiteks meie meeskonnast on päris palju koondisesi ja esmaspäeval peame juba koondise juures olema ja no eks vaatame, natukene pidutseme. Aitäh sulle!